Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. 30. detsember on käes ja selle aasta viimane digitund. Saatejuhid on Henrik Ronnemaa ja Hans Lõugas, nagu me oleme siin peaaegu terve aasta vältel olnud, miinus puhkused. Aga stuudios on nii palju rahvast, et ma arvan, et sel aastal ei olegi viite mikrofoni vaja läinud digitunnis. Kuna on aasta viimane digitunnipäev, siis me teeme, nagu ikka hea komme, me teeme kokkuvõtte, aga kuna on ühtlasi ka ametlikult tööpäev muide, siis me ei saa teha 2 tunnist kokkuvõtet, nagu meil tihti on olnud, vaid me peame tegema oma tavapärases pikkuses, mis tähendab, et kuna meil on 5 inimest, siis igaüks ütleb oma nime ja siis on saate läbi. No või vaatame, aga saates siis meil on abiks Mailis Plooman Elisast ja Meelis Väljamäe ja Glen Vilvre ehk kõik need inimesed, kes on pigem sellise poolregulaarsusega käinud neid uudiseid vaatamas. Ja eesmärk on siis täna mitte rääkida sellest, eriti mis võib-olla juhtuma hakkab, vaid katsume teha aasta tagasivaate ja kuidagi otsustada, et mis olid need olulised asjad, mis juhtusid ja mis ei olnud olulised. Ja ma teeksid kohe siis jutu otsa lahti ja mõtleks, et räägiks telefonidest. Tundub alati, aastaid me oleme harjunud, et see telefonide teema on õudselt oluline. Millest muust me ikka räägime, kui mitte telefonidest? Ma ei tea, no aga räägime telefonidest. Kas kellelgi mingid eredad telefonimälestust 2019 aastast? Eredad mälestus on see, et pole olnud tungivat vajadust ega soovi osta endale uut telefoni, kuna vana on piisavalt hea. Seda ei ole juhtunud varem. Aga kas sa sama juttu ei rääkinud ka eelmisel aastal? Ei rääkinud, kus eelmine aasta ma just olin vahetanud telefoni. Ma olen nõus teiega, et ma käin linnas ringi kohvikus poes, vaatan, mis telefoni inimesed võtavad taskust välja. Lihtsalt see professionaalselt kretinismist hindan seda kõrvalt, et et kas on hea telefon. Ja kõigil on head telefonid. Selles mõttes, et väga paljudel inimestel on sellised mitte ainult 2019, aga võib-olla viimase paari aasta mudelid ja ma nagu oma siukses sisemises kõnes, siis mitte kõva häälega, aga annan hinnangu, et kas see on okei telefon. Et tegelikult on väga palju telefone, mis on nagu nii okeid, piisaval heal tasemel ja need tootja võib seal peale olla ükskõik mis. Et me ei räägi ainult Samsung, iPhone, vaid väga palju eri tootjad, kes kõik teevad ikkagi väga korralikke telefone. Hendrik küsis, kas on eredaid mälestusi? Lepime siis kokku, et aasta alguses üritasid 2 tootjat vähemalt telefone kokku voltida. Ja siis lõpetasid väga kiiresti ära. Tegelikult üks voldib. Tegelikult näitab ka seda, et telefonid on piisavalt valmis, et otsitakse nagu uusi põnevaid suundi, kuhu liikuda. Aga see on muidugi hea küsimus, et Samsungi sügisel ikkagi oma volditav aparaadi tõi päriselt ju müügile. Kas keegi on seda ostnud ka päriselt huvitav? Ei, no see on mingisugune jutt käis siin, et nad kuskilt tuli välja, et nad on seda 1 000 000 müünud, aga siis selgus, et ikka tegelikult ei ole 1 000 000, et see oli mingi X number. Sest et viimasel IFAlgi nad olid sellega nii, et mina isegi voltisin seda paar korda. Ja siis läks katki. Ei, ta ei läinud katki. ja tegelikult peale seda nad tõid ka selle tõesti müügile, sellist juttu on nad levitanud internetis, kui seda uskuda. Mõnedes riikides on, aga nagu väga piiratud. See volitavad telefonid on praegu ikkagi selline lendev liblikas, mida keegi sest keegi otseselt ei oska öelda, miks ma peaks tingimata voltima oma telefoni, eks? Aga ma võin statistikaga kinnitada, Hans, sinu seda tunnetust seal kohvikus, et puhtvõrgus ka enamus inimesi kasutab telefoni, mis on 2 kuni 5 aastat vana. Ja siis sealt edasi juba need, kellel on vanemaid, neid on väga vähe. Ja siis on mingisugune väike seltskond, kes on just äsja vahetanud. Et ongi, enamikel inimestel ongi täna juba väga-väga head telefonid. Aga väga vanad siis ka? No ei ole väga 2 kuni 5, kuule. No jaa, aga toimivad endiselt. Okei, ma toon keskkonnasõbralikud. Ma toon mõned trendid välja, vaatame, mis te arvate nende kohta. Volditavatest rääkisime. Mulle siin veel, kes see teine on, Glen, sa ütlesid 2, LG ka voltida. Huawei on tegelikult on ka Huawei'ga on see, kuna neil on probleemid ameeriklastega, siis nad siin Euroopa turul seda ei müü ja lisaks on nüüd ka Motorola, mis kohe peaks tulema, eks ole, aga mis on juba nagu arvustajatel käes ja mis on vist ainus selline, millele võib-olla näib natuke mõte olevat, kuna ta tegelikult kokkuvoldituna on päris pisike, mahub igale poole taskusse. Aga Huawei, see Motorola voldib ülevalt alla ennast, eks ole? Et see oli minu jaoks üllatus, et kui ma seda Motorola kontseptsiooni esimest kord nägin, siis mulle tundus, et see on nagu kõige mõttetum asi üldse. Aga mida rohkem palju ülevaate videoid näed, seda rohkem palju tundub, et äkki see ongi see. Ja mulle ka pigem nagu tundub, et kui üldse voltida, et seal nagu mingi loogika on, aga no, muidugi tegelikult ikkagi aasta üks eredamaid telefon on ikkagi see, mis ei ole ka Euroopas müügil, ütleme nii. Seesama Huawei Mate 30 tegelikult, et seda pole ikkagi ennem juhtunud, et maailmas tuleb välja väga hea telefon, mis ongi väga hea ja mida meie enam osta ei saa.
või kui saame, siis pole mõtet. No jah, et seal ei ole seda Google'i tuge, et iseenesest nagu kummaline süsteem. No aasta lõpp on nüüd käes, kas see Huawei asi on kuidagi lähemal lahendusele? Ei ole. Seal juhtub vastupidi, mida ma olen vist ka siin saates rääkinud, mis on nagu tegelikult ohtlik trend, et hiinlased hakkavad, ütleme siis kartma igaks juhuks sulguvad iseendasse, ehk siis võtavad kogu selle tehnikaarenduse, nii tarkvara kui riistvararenduse nagu rohkem nagu enda koduhoovi ja see võib tähendada seda, et nii mõnedki globaalsed standardid ei pruugi enam tulevikus olla globaalsed. Ja pluss nad juba ju minu meelest teadsid, et esimene nii-öelda USA-vaba telefon on neil olemas ja ilmselt see trend jätkub. Just. Mis meil veel olid? Ekraanisisesed sõrmejälje lugejad olid natukene 2019 teema. Me küll vaatasime siin, et OnePlus 6 tõht tuli juba 2018 küll lõpupoole välja. See on üks selliseid ka uuendusi, kus mina päris täpselt ei saa aru, kas ja miks see on lahendusprobleemi otsingudeks. Et tegelikult minu arust see on üks nagu selle aasta failidest, kuna kõik need ekraanisisesed sõrmejälje lugejad ei ole ei piisavalt kiired, piisavalt turvalised ega piisavalt ägedad võrreldes klassikaliste vanakooli sõrmejälje lugejatega. Ja pealegi ta tundub mulle selline ülemineku tehnoloogia, sellepärast, et kui ma siin sügisel testisin ise Google'i Pixel 4, mis on näotuvastusega, sarnaselt siis iPhone'idele, siis ma sain ikkagi väga kiiresti aru, et see on väga mõnus asi. Et eriti kui ta töötab niimoodi, nagu ta selle Google'i telefoni puhul töötas. No ma tahaks muidugi kohe öelda, et Google'i telefon ei töötanud väga hästi, aga ma ei tea, sul on selline nägu. Võib-olla mul selline nägu ja kiiver oli ka peas ja ühesõnaga minul oli võrdlus selle sama eelmise aasta Huawei Mate 20-ga, millel on samasugune tuvastus nagu siis infrareedidega nagu iPhone'il, mis toimis nagu ülihästi. Ja kui ma olin nagu sellega harjunud ja siis võtsin Pixli, siis ma ikka toksisin seda koodi ikka päris palju sinna. Aga iseenesest see... Võime vaielda, kas Piibelet või Westman, aga fakt on see, et see sõrmejälg on üks osa biomeetrist, aga me oleme edasi liikunud sinna näo peale ja see on igatahes kui see hästi toimib, on see väga hea. 2019 näitas, et on näotuvastus telefonis töötab ja on okei, kuigi seal on olnud probleeme, kus sa saad siis võõra inimese telefoni sisse, et see ei ole 100% turvaline, aga ikkagi ta on nagu tõestanud ennast. Eelistan jätkuvalt sõrmejälje lugejat, aga see on täpselt see. Mina eelistaks muide nägu, ma sain ikkagi selle paari nädala jooksul väga kiiresti aru, et see on üks selline liigutus vähem, mida sa pead tegema. Minu jaoks vastupidi, et minu jaoks on üks liigutus rohkem. Oota, mis liigutus see rohkem? Sa muidu kasutad kuidagi selja taga oma telefoni või? Ei, aga selleks hetkeks, kui mul on telefon taskust väljas, on mul juba lahti, kui ma sõrmejälje lugejan, siis ma ei pea enam kuhugi teda liigutada. Aga mul oli kui mul telefon oli käes, siis ta oli juba lahti. Vähemasti Pixel, ma ei tea, ma tõesti ei tea, kuidas need teised töötavad. You're holding it wrong, ütles Steve Jobs kunagi. Pixel töötas küll niimoodi. Üldiselt, kui ta ikkagi hästi töötab, siis ta töötabki hästi. Siis ta, nagu see Mate 20 iPhone on ka, et kui sa võtad ta välja, on ta kohe lahti. iPhone'i puhul tuleb muidugi lisaks veel nipsutada seda luku ekraani lahti, erinevalt siis näiteks Pixelist. Ei pea. Nii. Tabalukk läheb kohe lahti, kui ta näeb ei, seda küll, aga sa pead tegema selle ühe liigutuse näpuga, sealt selle luku ekraani lahti lükkama. Mina ei oska sekkuda teie. Aga see on nagu oluline liigutus. Pixel läks ise lahti. Just, mida sa tegema ei pea. Pixel saab seda valida. Jah, saab valida. Aga iPhone'il seda ei saa valida. Olgu, ja siis meil on veel paar minutit aega. Üks asi, millega ma küll olen isiklikult väga rahul ja kasutan, on 2019 oli tume aasta, tume režiimi aasta ehk nii Android 10 kui iOS 13 tulid siis System Wide Dark Mode'iga ehk et saab valged mustaks keerata ja mustad valgeks. Mina ikkagi siin nostalgitseksin kohe, ütleksin, et üks mustvalge telefon või mustvärviline oli mis? See oli Lumia. Microsoft. Ja. Musta taustaga oli tõesti, jah. Oli küll, jah. Olid mustad ja väga ilusad olid nad kõik ja nüüd on siis jõudnud maailm. No eriti, kui me nüüd oleme läinud OLED ekraanide peale, et siis sellel on väga mitu pointi, et esiteks OLED-i must on lihtsalt väga ilus vaadata, on väga hea must ja teiseks ikkagi mingid uuringud on ju tehtud ja näitavad, et hoiab ikkagi akud ka mingis koguses kokku. Ma ei tea, mis teised arvavad. Ja minul on ka enamus asju on nii palju, kui võimaldab, et Huawei, mul ei ole küll 10 veel, aga Huawei on enda Dark Mode, kõik äpid ei toeta ja nendel, millel on Dark Mode olemas, olema ümber lülitunud ja mulle meeldib. Lisaks selle hoiab akud kokku, teoorias peaks mõjuma paremini ka silmadele, ehk siis vähendab seda sinist valgust, mida sa igapäevaselt kogu aeg näed. Nii et, ja seal on suur mõju, sest me kõik kasutame kogu aeg neid telefone ja mida vähem sinist valgust tuleb. Aga ikkagi võib öelda, et juba must ekraan väga ammu Windows Phone'il ei päästnud. Windows Phone'il nad ei päästnud. Neil oli võib-olla mõni mure veel. Neil oli palju innovaatsioon, ükskõlist ei päästnud. Ja väga ilus oli see kõik. Aga muidugi me võiksin teha siis ka nagu ennustus, et mis aastal tuleb mõni tootja välja
suure turunduskampaaniaga, et meil on nüüd tore värviline telefon, mis unustame selle musta ja taust on ikka valge nagu paberil ja see on mõnus vaadata. Ma arvan, et järgmine aasta tuleb. Juba, ei tea, kas järgmine aasta keegi toob selle välja. Ja Huawei ja sellest Harmony OS-ist ei ole ka nagu vist midagi saanud. See korra tuli mingitesse telekatesse. No, ilmselgelt esiteks ei ole see neil valmis ja teiseks on see, et keda see selles mõttes huvitab, et see töötaks ideaalselt Hiinas, ilmselgelt ei tööta see nagu siin Euroopas, kuna me sõltume Google teenustest ja ma ei näe mingit võimalust, et Huawei suudaks, neil oleks nii palju power'ina, suudaks nagu kõik arendajad enda osi kasutama panna. Kui Microsoft sellega hakkama ei saanud, ei saa Huawei ka, lihtne see ongi. Ehk siis, kas nad suudavad jõuda kokkuleppele ja saavad Androidi litsentsi tagasi või mitte, millest oleks kahju, aga ma ei näe, et nad suudaksid võita turgu oma kodukootud operatsioonisüsteemiga. Järgmine ennustuste poole pealt järgmine aasta kindlasti tuleb Huaweile selline märgiline aasta, et kas nad siis nüüd nagu jäävad siia Euroopa lõpptarbija turule või siis palju huvitavam asi, mida meil teematulgas kirjas ei ole, aga mis nagu tuli välja eile oli või üleeile oli see, et Google ei müü enam oma tarkvara Türgis, kuna Türgi valitsus pani neile trahvid peale ja nad ei olnud nõus trahvi maksma ja lõpetasid ära, et vaatab, praegu käib selline Salomon all piibelest peale, selline võitlus Türgi valitsuse ja Google'i vahel, kumb selle võidab, eks paistab, aga see on üsna ohtlik pretsedent, näitab seda, kui suur jõud ja võim on tegelikult veel tarkvarafirmal. Olgu, me teeme siia pausi ja telefoni teemadega praeguseks lõpetame. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Ja digitund läheb edasi. Meil on aasta kõige viimane saade, aastakümne kõige viimane saade, ma võin öelda muideks. 20 on kohe tulemas, aga me võtame selle aasta kokku ja läheme nüüd juurde edasi, ütleme, et telefonile tõmbame kriipsu alla, aga mida telefoniga teha saab. Ja räägime korraks äkki sellest, et telefon on nüüd võtnud üle ikkagi rahakoti funktsioonid. Olete nõus minuga või ei, et rahakotti, kui sellest pole vaja, telefonist piisab? Osaliselt jah, mitte täielikult, seal on veel mõningaid nii, kliendikaardid on selline koht, kus on nii ja naa, on ju. Bussis juba saab maksta, kui sul on õige SIM-kaart õige SIM-kaart ja õige telefon. Kassas saad maksta, liipemakse, Apple Pay, Samsung Pay või siis nende Pay'de vahel, Swedbank Pay ja nii edasi. Karmin Pay tuli, eks ole, 2019 ja kas Fitbitil ka, eks Fitbit ja Karmin on ühe platvormi peal, tegelikult. Nii et neid võimalusi maksta on... No Revolut ka, eks ju, N29, selles mõttes nagu on 26, on ikka väga palju. Et jah, et on selles mõttes küll, et Eesti võtmes on kindlasti 2019 aasta, kus tuli revolutsioon mobiilimaksetes, aga see revolutsioon on kahjuks selline natuke lonkab, nagu Eesti IT-arendused elabus. Ei tead, ega ei saa ühe korraga teha valmis kogu maailma, et need sammud nüüd minu arust 2019 tehti, mulle tundub, et me oleme ikkagi väga lähedal sellele, et telefon võrdub mõnda samm on tehtud aastaid. Ei, seda kindlasti. Et see hilja tuli, ma olen sinuga nõus. Aga ma pidanud tegelikult isegi silmas seda telefoni pangaga taseme kasutamist, sest see on nagu selline sõltub osaliselt ka võimalustest pankadest. Pigem pidasin just seda silmas seda ühistransporti M-taskut, et kui millal tuli ühiskaart 5 aastat on sellest vähemalt möödas, vist rohkem. Ja Ridango lubas siis, et kohe tuleb telefoni. Möödas on aastaid. Peaaegu 10 vist. Ega nüüd ta tuli ja nagu ei tööta nagu. Kui ma olen Elisa klient, ma ei saa kasutada, kui ma olen Tele2 klient, ma ei saa kasutada. Kui Telia tuli turule M-taskuga, siis nad vandusid kõigi vägevate nimel, et see töötab ideaalselt kõigi operaatorite klientidele, nüüd on esimene teenus, mis ei tööta. Ma olen Meelise parteis siin. Vabanduseks on see, et... Ei, ta ei tööta sellepärast, et Mailis ei ole toonud NFC-ga SIM-i endale müüki. Sest et NFC-ga SIM-i nõue on täiesti mõttetu nõue. See on sellepärast, et see on täiesti jabur. Üleeilse tehnoloogiaga tehtud lahendus. Ja Telia väidab, et see on turvaline, üks teine lahendus ei ole turvaline. Apple Pay on turvaline. Google Pay võimaldab maksta 1000 euro summasid telefoni ilma mingisuguse NFC-giidita. Ei, see NFC SIM-kaart on seal sellepärast, et muidu poleks Teliat vaja. Jah, et kliendid seal hoida. Ja teine asi on see, et see asi ka ei tööta. Mul on NFC SIM, lisaks nad võtavad sult 3 korda raha. Sa oled maksma SIM-i eest, sa oled maksma ühiskaardi eest ja sa oled maksma 32 senti M-maksetasu telefonis, kuhu on kaart on füüsiliselt seotud. See on nagu
no ma ei taha öelda, mis asi see on nagu absurdne ruudus. Ma pole meelist ammu nii ärrituma. Aga ma olen jaaparteis, väga õige. Selle aasta suurim fail. Ja lisaks on see, et minul on kõik tingimused, ma olen Telia maksnud 2 korda, kus siis raha eest esimest korda ma ei saanud ühiskaarti tööle. Läksin Telia klienditeenindusse. Ainuke lahendus, mis oli see, et klienditeenindaja kustutas mult ära selle kaardi, millest ma ei maksnud, maksin selle kaardi eest uuesti. Ja siis kompensatsiooniks tõi mulle teenusele soodustuse, sest muud moodi saan mulle raha tagasi anda. Ja ikka ei tööta. No ma tahtsin juba pikemalt aega lihtsalt öelda seda, et see aeg, kui sa võid oma kaardipaki mobiili asemel nagu koju jätta, ei ole ikkagi kaugeltki veel tulnud. Ja nii kaua sul... Ei no seda küll, ma tahan öelda lihtsalt seda, et kui mul nii on kaasas, no ma olen selline inimene, kes ei tarbi üldse nagu rahakotti, mul on kimpkaarte kaasas. Ja kui nii peavad olema mul kaasas mingi ID-kaart, mis on väga paljudes kohtades seal mingi kliendikaardiks täna, eks ole, siis on siin Elroni kaart, mida ma kasutan, ja ühesõnaga mul on nii kaardid ja ma olen vaadanud, mul on palju lihtsam, kui ma nii juba võtan välja mingisuguse kliendikaardi, mul on lihtsam ka maksta kaardiga, sest et see on üks nagu käsi ja üks asi, aga kui mul oleks kõik telefonis, siis oleks asi. Aga ma tahtsin Mailise käest küsida, et kuidas te operaatorina nagu vaatate seda, et Telia on võtnud selle maksete palli, eks ole, ja kliendikaartide palli, eks selle nimi on täna M-tasku ja nad sellega jooksevad, et kas te näed, et Elisal ja ma ei tea, Tele2-l on ka mingi roll kogu selles maksevärgis või sa pigem vaatad seda, et see M-tasku on selline vaheetapp ja tegelikult tulevad Google, Apple ja ma ei tea muud peid ja see operaator niikuinii kaob sealt vahepealt ära, et teil ei olegi mõtet hakata midagi tegema? No ma arvan pigem see viimane, et ei ole mõtet kaasa minna tehnoloogiaga, kuhu on nagu meeleheitlikult otsitud seda naela sellele haamrile. No aastaid, NFC on nagu, ta on olemas, ta tehnoloogiliselt teoorias töötab, aga selle taha ei ole tegelikult tulnud maailmas mitte ühtegi mõistlikku lahendust. Kunagi räägiti pääsletest, ehk siis uksekaartidest, tegelikult need ei ole ka sinna läinud ju. Nad kõik töötavad mingisuguse teise lahenduse peal, nii et tegelikult see on haamer, mis nagu teoorias, millega on võimalik nagu tööd teha, aga naela kellelgi vaja ei ole ja uued tehnoloogiad, mis on oluliselt tollikindlamad, kiiremad, paremad, kus on oluliselt rohkem arendajaid, aga tulevad lihtsalt siia peale. Et ma arvan, operaatoritel on mingisugune roll olla siin kas agregaator või neid asju kuidagi kliendi jaoks lihtsamaks teha, kasutada oma billing-süsteemi, aga see ei eelda mingisugust üleeilset SIM-kaarti ja mingit kohutavat vana maailma kaasavedamist. Aga kuidas ma seal Selveris ikkagi siis ilma NFC muide, väga hea, kui sa mainidki Selverit, just selle M-tasku nagu põhiline nagu võti selles, miks ta ongi täna mugav, ongi Selver on võib-olla minul on ta ainus, mis seal on. Et esiteks ta nagu tuvastab mind kliendina ja ta võimaldab mul ka väga mugavast kohe maksta. Muidugi ma ise võib-olla vastan, kas sa Rimis käid või? Rimi äpp on telefonis ja... Käin, aga seal ma olen kaartidega. Rimis on QR-koodiga. Ei ole, mis te nüüd räägite? Rimis on, kui sa lähed kassasse ja paned oma NFC-ga telefoni sinna makseterminali vastu, siis kassa ütleb, tere klient, registreerisin kliendikaardi. Ja see asi käib läbi Rimi enda äppi, nii et tegelikult seda, et M-tasku lihtsalt koondab seda sama tehnoloogiat, mida Selverid ja Rimid tegelikult saavad väga hästi ka ise teha. Ja nüüd ma tahan ka võtta kahte asja, et esiteks on see, et kui Mailis ütles, et võib-olla on operaatoril selline agregaatori roll, siis M-tasku seda üritab ka olla ja Telia teenus on seda näidanud, et see ei õnnestu neil, ehk siis teenuspakkuja ei tule kaasa, et tõepoolest Selver on ainuke tõsiselt võetav asi, mis seal siiamaani on 2 aastat hiljem ja kui Telia sellega ei saa partnerit ligi, siis ei saa mitte keegi teine ka. Et see on nagu tegelikult kurb, ehk siis me istume Eestis nii igaüks oma liivakastis. Ei, pigem ütleks, et selle järgi ei ole vajadust otseselt, sellisel kujul nagu klient ei küsi sellist asja. Ja teine asi, mida ma tahtsin öelda, on see, et kui siin Telia räägib, kuidas ühistranspordi autentimist tuleb teha turvaliselt NFC SIM-iga, siis palun minge Londoni metroosse, kus iga kiipkaart töötab NFC-ga või täpselt samamoodi, kui te tahate näha, kuidas NFC tõukuni vastu turvaliselt autentida, siis palun nagu Hendrik ütles, minge õppige, kuidas Rimi teeb oma kliendikaarti. Töötab ideaalselt, ma saan registreerida oma kliendikaardi ja kohe järgmise osa ma saan seebiga maksta. Mitte mingit probleemi, mitte mingit konflikti, mitte midagi, ideaalne lahendus. Keegi mind Rimist kuulab, siis, aga see, et lugupeetud Rimi, et teie äpp logib mind regulaarselt telefonis välja. Ma ei tea, see on ka üleeilne lahendus. See on, kui Glenn ütles, et ta peab ikka kaarti kaasas kandma, siis Seebi äpp teeb regulaarselt mul sellist asja, et kui ma tahan maksta NFC-ga, siis ta aeg-ajalt ütleb mulle, et sisesta kaart. Ja kui mul kaart ei ole, siis palju öelda. Meie peame nüüd tegema pausi ja siis läheme edasi teiste teemadega. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
digitund jätkub aasta kokkuvõttev saade ja võtame siis, kas kellelgi jäi veel midagi südamele siit eelmine? Väga palju jäi. Ei, aga muidu see oli hea punkt viimasest lausest veel, et tegelikult küsib terminal turvalisuse huvides päris kaarti sinu käest nagu regulaarselt. Iga 5 kord on tegelikult kohustus kui see eksisteerib päris kaart. Jah, aga kuna SEB ja Swedbank lahendavad seda, et sa panedki oma füüsilise kaardi, ehk siis mitte virtuaalse kaardi, sa küsid, kuidas Google Pay ja Apple Pay, neil ei ole füüsilist kaarti seal taga. Et nagu on 2 erinevat varianti, kas sa kolid füüsilise kaardi virtuaalseks või sa teedki seda kõiki virtuaalses maailmas. Ka SEB genereerib uue ID-ga virtuaalse kaardi, minu arust Google Pay teeb sama asja. Eks sa ikkagi seod oma füüsilise kaardi sinna. Jaa, aga see virtuaalne kaart ei tohiks sul küsida seda autentimist uuesti. Ta küsib seda ikkagi, kui sa füüsilist kaarti kasutab. Kui ma telefoniga maksan. Mitte alati, siis ta aeg-ajalt küsib, kas seda ta küsibki see seepärast, et sinu päris kaart on seotud telefoniga. Ma ei tea, minu Swedi kaart on kadunud, ma seda pole kasutanud, aga pole ka ükski terminal öelnud, et ma ei saa maksta. See on seebi kalamad. Kui me võtaks kokku selle, mis juhtunud see aasta, tohutu mosaiikpilt on, väga palju tükke on kohale langenud, mingi teenus töötab, midagi saab maksta, kuskil tuleb kogu aeg sisestada füüsilist kaarti, kuskil ei tule. Me oleme teinud palju edusamme, et see on väga kihvt, aga nagu suur pilt on väga selline hektiline veel. Et see on nagu 2019 aasta kokkuvõte. See on arengumärk ju. Kui kõik oleks valmis, see oleks ju kohutav ju. Kui ma siin ennem mina ise eriti kõlasin negatiivsest, tegelikult kokkuvõtteks öelda, et areng on ju väga positiivne. Olgu, räägime sotsiaalmeediast vahepeal, läheme Eestist hüppame ära ja ma mäletan neid pilte, kuidas Mark Zuckerberg pidi käima kord teise parlamendi ees rääkimas, mida ta teeb ja miks on nii ja eriti Ameerikas, minu meelest see ei ole sealt välja nagu väga palju tulnud, aga Ameerikas on tehnoloogia ajakirjanike hulgas väga moes selline sotsiaalmeedia üle kiunumine ja ütleme, et see kõik on halb ja see on kohutav ja see, ma ei tea, tuleks laiali lammutada, kinni panna, ma panin oma konto kinni, ütlevad nad. Seda ei ole mujal maailmas või ma eksin? Mina olen pessimist, ütleme Eesti võib-olla me püüame siin väikse ühiskonnas üksteisega rääkida veel, aga ma olen pessimist, ma näen seda üha rohkem mujal ka. Just olid Briti valimised, juba seal hakkasid igasugused väga ebanormaalsed sellised mõjutuskampaaniad toimuma ja mitte ainult Facebookis, nagu WhatsAppi mingi gruppides valeuudised. 2020 tulevad suured valimised üle maailma, mis on väga mõjukad, eriti USA-s. Ma olen väga pessimistlik, et me siit kuidagi nagu selle aasta lõpetame mingisuguse heas seisus. Aga minu ikkagi selline lakmustest on alati see, et kui need vaidlused selle üle, kas Facebook tuleks kinni panna, käivad Facebookis, et siis, et mida nad ju pahatihti nagu käivad, ja kindlasti Eesti oludes, et siis olukord Facebooki vaatest on tegelikult täitsa okei. Et seda küll jah, nad praegu üritavad siduda tehniliselt ära niimoodi, et kõik need teenused, mis on WhatsApp, Facebook, Instagram oleks ühe tehnilise sellise vundamendi peal, mille järel ei saaks seadusandjad neid lahti murda eraldi firmadeks, mida arvavad, et see on päris reaalne oht, on ju. Et muidugi Facebookil on hea, et kui sa Instagramis ei ole, siis tule WhatsAppi ja vastupidi, et ikkagi oled meie õues mängid ja nad püüavad teha, et see ka nii jääks. Seni kuni need samad poliitikud, kes lubavad võidu korral Facebooki laiali lammutada, ostavad Facebooki kampaaniareklaame, seni nagu no näed, just jah, et see pool ka veel juurde. Aga mul on lihtsalt tunne, et kuna see sotsiaalmeedia halvustamine on moes, et me võib-olla kipume ära unustama seda, et on ju päris selge, et inimesed leiavad enda jaoks kõigist nendest platvormidest mingit väärtust, nad ei käiks seal ju muidu hommikust õhtuni. Instagramid ja Facebookid ja ma ei tea, kõik mis kohad, et inimestele ikkagi ju meeldib see, et see ei tähenda, et seal on nagu probleeme, mina ei leia, et me peaksime hakkama neid kuidagi nagu sulgema. Keegi ütle, keegi arva. Eks ta on see vastureaktsioon veidi üle võlli küll, et tegelikult probleeme seal on, ja probleeme tuleb lahendada, aga need probleemid ei ole ilmselt nii põhjalikud kui probleemid on inimestega, eks, et kui nagu Facebooki ja Instagrami eesmärk on ühendada maailmas inimesed, mida sotsiaalvõrgustik olemuselt tähendab, siis sinna tulevad kaasa samad probleemid, see on inimestel, sellele tasub lihtsalt otsa vaadata ja öelda, et inimesed ongi sellised. Need on võimendatumad, kuna see on nagu kanal, mis on nähtav, et kui me siiamaani karjusime kuskil turuplatsil, siis nüüd on see turuplats on globaalne. Endal on palju lihtsam valetada, kui keegi ei saa faktidega pärast tõestada seda. Eks probleem ongi nagu inimestes ja täpselt selles, et hakkab ju sealt pihta, et kuna inimestele väga meeldib olla laiske tarbida ja Facebookis on seda eriti kerge teha, sest et miljon inimest kirjutavad ja sina loed, et tegelikult see on
sama koht, miks on nii-öelda aega surnuks lüüa ülikerge, sellepärast et sa lihtsalt jääd kinni ühesse, teisesse, kolmandasse, neljandasse kommentaari postitusse, mida iganes, see on sama asi, nagu sa ilmselt läheks kuskile tänavale ja kui kõik kõva häälega räägiks, see on huvitav kuulata. Mulle tundub, et siin on üks laiem trend on ka võib-olla töös, on see, et 10 aastat, et iPhone tuli 2007 ja Facebooki tõus hakkas sealt mõned aastad hiljem nagu laiemalt peale. Et 10 aastat me seda lugu, seda narratiivi jutustasid meile need tehnoloogiafirmad. Neil oli kogu aeg midagi öelda. Uus poole parem telefon, ma ei tea, uus poole parem teenus ja HD-pildid saab üles laadida ja nüüd tuleb video ja kõikisugused need asjad. Ja neil ei ole täna enam tegelikult väga palju öelda. Ja siis seda lugu hakkavad jutustama teised inimesed. Tekib mingi vastunarratiiv sinna põhimõtteliselt peale. Et kui Facebook ja Apple ja Google ja kõik, kes need on, G-Mafia on selle nimi, ma sain teada üks päev. Et kui nemad ei ütle sulle midagi põnevat, siis selle tühimiku täidavad need teised, kes hakkavad siis vastusuruma ja ütlema, et oot, aga mis siin üldse toimub? Miks meil siuke asi üldse olemas on? Kas see on hea? Siin on vaadake, kui palju halba. Ja nii kaua, kui see tehnoloogiasektor ei leia seda oma uut narratiivi üles, siis ongi kõik, aga mulle tundub, nad ei leia praegu. Seal ei ole midagi. Küsimus oli isegi otsimises, vaata, igal tootel on oma selline nagu maturity curve, mis ta siis on küpsemise, elukaar, eks ju, ja kui sa jõuad juba nii kaugele, et sa oled massiturul, siis sul ongi, siin ei olegi mõtet panustada enam, tegemist on sinu jaoks rahalehmaga ja see asi lihtsalt tiksub, et sul ei olegi seda narratiivi vaja, see narratiiv tekib kuskilt mujalt. Aga see on ebasobiv narratiiv neile praegu. Narratiiv on see, et see on kahjulik. Mõjutab, selles mõttes, et kas see seda ettevõtet nagu kuidagi mõjutab või mitte. See on omaette küsimus, et sind võib-olla häirib see lihtsalt. Nii. Kas jõuame järgmise teema juurde minna veel? Lähme. Mis meil see aasta veel juhtus? Tehnoloogia tõi Eestis väga käekatsutava muutuse liikuvusse. Kuidas me linnas ühest kohast teisi saame? Tõuksid tulid nüüd teemaks. Suvel oli see... Aga ma paneks siia juurde ka need Citybee autod ja kaubikud. Alustame isiklikust näitest, pidin sõitma üks päev vana linna ja bussiga oleks võtnud kaua aega, oma autoga minnes pargid vana linnas, võtad takso, Bolt, on seal hinnatõus, mingi 15 eurot oli. See on nii 2018 ka. Ja siis võtad ühe väikse Citybee auto, millel on 3 eurot, sõidad linna läbi, pargid vana linna, täiesti uus liikuvusviis ja jalutad minema. Et see on muutus. Ja mina sõitsin suvi läbi tõukeratastega ringi, ma ei tea, Glenn väga halvustas mind. Ma siiamaani, aga arvamus ei ole muutunud. Jube tegu. Nii ta on, jah. Ei, loomulikult uued transpordiviisid, eriti kui nad on sellised vähemalt potentsiaalselt või teoreetiliselt rohelised, siis see on nagu positiivne, et mina Eestis ei ole ühegi sellise asjaga sõitnud, küll aga Saksamaal viibides suvel IFA ja Gamescomi vahel sõitsin Laimi tõuksidega palju kordi oli hea. Et said palju peksa Eestis, igasugu muresid leiti ja nokiti ja 100 asja olid valesti, aga millest oluline lõpetada aasta sellega, et sellised uusi asju tuleb katsetada ja tegelikult oli positiivne kaalus kindlasti üle kõik need väiksed asjad, mis olid halvasti. Ei, seda muidugi, seal on, neid külgi on selles asjas tegelikult hästi palju, et alates sellest palju siis on mingisuguse elektritõuksi tootmiskulud ja utiliseerimiskulud ja liitiumionakud ja vastupidavad ja kasumlik nad veel ka ei ole ja et seal on nagu nii palju sellist küsitavust ja siis on mingid vihased jalakäijad ja ütleme, et mina, kes enamasti liigun, eks ole, erinevate üherattalistega, tunnen tegelikult, ma lihtsalt tunnen nagu seda, et kuna kiputakse panema ühte patta nagu tänu nendele tõuksidele kõiki siukseid kerg-elektrimotoriseeritud liikumisvahendeid, siis võivad selle sama nuiaga saada vastu tagumikuga sellised minusugused toredad entusiastid, sest et need tõuksid keeravad sellise kultuuri pehmelt öeldes sinna kohta, kuhu nuiaga löödi. Ja selle tõttu kõik kannatavad, et see on nagu natuke selle asja varjukülg, et kuidas nagu tagada seda, et ei võta mingi suvaline jorss seda tõuksi ja ei sõida sulle lihtsalt 100-ga tänaval otsa. Ma oskan seda tagada muide, tegelikult iga see tõuks oskab ennast kaitsta teoreetiliselt. Kui seal on mingid kürod või akseleromeetrid sees, siis sa tead täpselt iga sekund, kes see tüüp on, kes see tõuksiga sõidab. Ja kui see tõuks hakkab käituma ebamõistlikult, ma ei tea, kolisema üles-alla lendama, sa leiad ju, loomulikult, aga see võib-olla ei tähenda, et mingisugune vanaema ei ole juba pihta saanud selle tõukarattaga. Seda küll, aga lepime kokku, et need tõuksid olid esimesed, mis tegelikult Eestis jagamismajanduse praktilisse ellu tõid. Sest et nagu Bolt ja sõidujagamine enne seda oli ikkagi natuke taksoteenus, natuke teises kuues, eks ju. See oli esimene kord, kus pandi nagu kõikidele kasutamiseks mingisugused asjad ja kõik hakkasid kasutama. Väga õige. Ja teil mõlemal on õigus. Ja samas tehnoloogiliselt on täiesti uus asi, kus meil on transpordivahend, mis on 24/7 internetis ja me saame gyroskoobiga iga asendit mõõta kogu aeg, mis annab täiesti iga kasutaja identifitseeritud. Absoluutselt. Täiesti uus viis aru saada ja mõõta ja vaadata, kas on turvaline ei ole. Ja ütleme, see, et sa saad veel kasutada, identifitseerida muidugi on üks külg, aga teine asi on ka see, et siin Berliinis käies sügisel nägin ma tänavalt ühte
loodussõbralikku, ütleme siis niimoodi mustanahalist, kes lihtsalt käis ja virutas kõiki tõuksi ümber ja karjus, et liitium tapab maailma, eks ole. Ehk et see kuidagi ei saa seda muidugi võiks ka teise nahavärviga ei võiks, aga ega see ei olnud eeldus, aga see tähendaski seda, et ilmselt ka valge nahavärviga inimesed ju viskavad neid kusagile parkides jõgedesse ja tiikidesse ja et neid nii-öelda seda vandaalitsemist justkui mingi ülla eesmärgi nimel tehakse ka nii, et sa ei peagi see protsent inimesi jääb konstantseks. Seda küll, jah. Ei, tõenäoliselt küll, jah. Ehk et aga ma saan ka nendest inimestest nagu täiesti aru, sellepärast et tõepoolest ka minule liiklejana kohati käib nagu närvidele see, kui ma näen tänaval lihtsalt risustamas neid tõuksi horde, see ei ole tore. Ja lisaks see sõitmine nendega, et tegelikult ma ütleks parem, et inimesed, kui tahate liigelda, võtke oma liiklusvahendi liigelge, aga ärge kuhjake tänavale mingi kamalus, mingisugust jama. Okei, me peame tegema pausi, ma muidu arvan, Glenn, et need probleemid on kuskil laual ja ma arvan, et sellisel kujul tõenäoliselt, nagu need olid, need tõuksi asjad, ei pruugi jätkuda, aga mingil hetkel kohalik võim sekkub ja ütleb, et okei, ma ei tea, siin on parkla või pange nad sinna, no, midagi tehakse. Midagi peaks juhtuma. Aga me teeme siit pausi ja siis läheme järgmiste teemade juurde. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund läheb edasi ja võtame nüüd kokku aasta viimase saate, aasta viimase lõigu. Mis meil see aasta veel juhtus? Meil kasutame üha rohkem telefoni vahendeid enese tuvastamiseks ja Smart ID tegi see aasta suure läbi murde selles mõttes, et seda kasutab Eestis tohutult palju rohkem inimesi kui näiteks mobiil-ID-d, küll aga tuli välja, et see on väga ebaturvaline. Aga oled sa kindel, et see number on selline või? Neil on see üldnumber on küll suurem, aga see on mitme riigi peale kokku. Ma ei tea, kas Eestis pidi olema vist 2 korda rohkem inimesi. Täitsa uskumatu. Otsin selle numbri kohe välja. Ei ole tegelikult, sest et Smart ID on oluliselt mugavam kui mobiil-ID. Aga kuna see on mugav ja mugav on seda registreerida, siis õnnestus sel aastal kurjategijatel päris paljudel inimestel see konto nii-öelda siis kloonida, üle võtta ja kanda nende kontolt raha ära. Päris suur, mõtleme, selline reaalsuskontroll oli kogu Eesti jaoks. Saime aru, et kuulge, meil on tõsine mure selle asjaga, mis on meil massides. Oot, ma tuleks sammu tagasi, minu meelest me ei saanud aru. Mina näiteks kirjutasin, et kuulge, meil on tõsine mure ja see lugupeetud ettevõte, kes seda Smart ID tehnoloogiat teeb ja pangad ütlesid, mis mure, kasutada on lihtsalt lollid ju, et nad ju ise tegid kõik valesti. Et sellest see oli päris suur vaidlus kevadel. 2019 aasta lõpp on, nüüd me oleme aru saanud kõik, ma arvan. Ma võtlen toon kokku. Siin ei ole midagi keerulist või selles on küll keeruline, lahendus on keeruline, aga ometigi iga endast lugupidav sellise teenuse arendaja peab austama meie kõigi loomulikku õigust olla loll. Ehk siis see ei ole vabadus. Ja seal kümned inimesed said ju reaalselt rahalist kahju, nagu hiljem tuli välja ja vaesed pangad pidid selle tõenäoliselt kinni maksma PR-katastroofi vältimiseks. Ja, aga Meelise point on ju väga hea, et kui see 2019 aasta midagi õpetas, siis ta õpetaski seda, et üks asi on see, mis on tehnoloogiline võimekus, eks ju, ja see, et sa paned juhendisse kusagile midagi kirja, mida inimesed peavad tegema, aga teistpidi ta õpetas väga hästi seda, et sina kui selle teenuse looja, see toote arendaja, sina pead olema see, kes ikkagi läbi mõtleb vastavalt inimeste võimekusele, kui sa teed toodet, mida peaks kasutama nagu iga viimne kui üks täiskasvanud inimene, siis sa pead ka arvestama sellega, et kes on tehniliselt taiplikumad ja kes mitte. Inimeste loomulikku rumalust ei maksa alahinnata, see on meie kõigi, mina tean inimõigus absoluutselt, ma tean omast käest ka seda, et ma võin ennast jube targaks pidada, aga ka mina teen nagu väga lolle vigu, et selles mõttes nagu absoluutselt. Aga ma tulen korra tagasi selle fakti juurde, mis me rääkisime, skaala on suur. Novembri seisuga mobiil-ID kasutajaid 227 000, mis on väga suur hulk. Smart ID kasutajaid Eestis 451 000. Ega siis tõesti jah, ma hakkasin kahtma, kuidas see nii kiiresti nii üles on läinud? Tõesti, registreerimine on lihtne ja see on, olgu ta siis protsess, milline ta oli tänavu. Inimesed said viga, aga nüüd on see Smart ID kasutamine on lisaastmine on seal vahel ja ka registreerimine. Eelkõige registreerimine just. Kasutamine on mõnes pangas on see, et sa pead lisavalikudega veel, mis turvakoodi sul näidata. Oota, aga siit me mainisin nüüd järgmine koht, kust operaator on mõnus välja lülitada või? Elisas ei saa lugeda siis Smart ID-ga ja Google'i ja Facebooki. Ei, ma mõtlen, et teie olete ju kogu aeg rääkinud operaatorid, et mobiil-ID ja aga et nüüd ikkagi paistab, et numbrid kõnelevad selle kasuks. Ei, aga see ei ole mingisugune viimase aja trend. Smart ID kogus oma kasutajad ja väga paljud neist on dubleerinud, et sul on mobiil-ID ühes seadmes ja näiteks tahvlis kusagil, kus sul SIM-kaarti ei ole, et seal on Smart ID, aga ta on väga hea lisatoode mobiil-ID-le juurde. Sa ei usu, et see mobiil-ID kaob ära? Mina ei näe sellel tegelikult mingisugust mõtet, et miks seda mobiil-ID-d pikalt niimoodi hoida.
no miks ta peaks ära kaduma, mis tal häda on? Ma ei näe temal ka ühtegi nagu sellist miinust, miks ta peaks tingimata nagu ära kaduma. Smart ID muutus muidugi sellega, võib-olla turvalisuse mõttes tore, aga mugavuse mõttes väga ebatore, ta töötab ühes seadmes korraga. Just täpselt. Ja see on tegelikult sama ebamugav täna minu jaoks, sest mul oli ennem Smart ID nagu tahvlis telefonis väga hea oli seda igalt poolt nagu lupsti kasutada, aga nüüd seda võimalust enam ei ole. Aga Smart ID, minu Smart ID üks suurimaid miinuseid vist siiamaani on see, et on teenuspakkujale kallis. Ma ei tea, kuidas praegu on nagu miks see sulle miinus on? No, mitte mulle, see lõpuks võetakse temaga tarbija käest tagasi mingil moel. Selle võrra on vähem teenuspakkujaid, kes tahavad seda kasutada, kuna see nende jaoks on kulu. Minu meelest on omaette küsimus, kas selline teenus, arvestades, et meil on e-riik on nii oluline osa Eesti identiteedist ja meie teenustest, kas see peab olema ühe erafirma käest? Või ta võib olla erafirma arendatud, ta peaks olema liiklik tellimuseks. Ma ei tea, selles mõttes, et minu meelest on okei, kui see on erafirma käes, kui meil oleks konkurentsi turul. Siis oleks ka see sama probleem, et ta on kallis, kaoks ära, aga kui konkurentsi ei ole, siis ma arvan, et riigil oleks kasuks seda, ma ei tea, tekitada või soodustada mingil moel. See on veidi sarnane olukord, nagu on, ma ei tea, mobiil-ID või ID-kaardiga, et turvalisus on oluline ja ka seal ju korraldab tegelikult riik konkursi ja vaatab üle nagu nende firmade võimekused ja sellepärast vaatati ka nüüd ju ID-kaardi tootja välja, eks ole, et eelmistel palju probleemi. Aga teeme ennustuse, ma arvan, et 2020 tuleb mingisugune otsus mobiil-ID tuleviku osas, et kas ta jätkab aasta 2021, 22, 23 perspektiivis sellisel kujul, nagu ta täna on, või nendest kahest tekibki mingisugune sümbioos, ehk siis mobiil-ID saab mingis mõttes upgrade'i, eks riiklik isikut dokument on olemas, selle asja nimi on mobiil-ID, eks ju. Riiklik Smart ID tuleb arvata. Või kolmas variant, mobiil-ID saab selle päikeseloojangu faasi, kus ta muutub nagu kusagile, mingisugusesse faasi ta tõenäoliselt muutub, jah. Olgu, meil on 1 minut aega, e-valimised jäävad. Jäävad, aga ilmselt muutuvad, et natukene on hüsteeriat üles pekstud sellega, aga tegelikult mõnes mõttes on õige, et kontroll peab olema ja vigu tuleb otsida, et selles mõttes ja mina olin täitsa hea oli lugeda tegelikult neid valdavat osa nendest töörühma, nii-öelda selle töörühma järeldustest, et asi saab paremaks, ma loodan. Seal on see, et ma ei saa valida valimiste päeval ja üldse see valimiste protsess minu jaoks kummaline. On saigutas. See on valimised on väga olulised. Jah. Võtaks niimoodi. Valimised olulised. Minge valima. Mida te eelistate, kui valida võimalik, siis valida. Ja minge ilusasti uude aastakümnesse 2020 ootab teid ja meie kohtume teiega juba siis. Mõnust aasta lõppu. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.